Proovin teha kiire blogipostituse, sest ma tulen just praegu mingist väga huvitavalt koolituselt. Oma arust hommikul ma läksin nii-öelda selle tehisintellekti hüppega seotud projekti koolitusele. Kui ma kohale jõudsin, siis selgus, et tegu on hoopis mingi muu projektiga ehk rohkem HTM-i valdusalal. Ja päev oli muidu väga tore. Respekt Haridustehnoloogide Liidule, materjalid olid väga hästi tehtud. Selles suhtes oli päev täiesti korda läinud. Aga kui me räägime kogu sellest logistilisest asjast, mis selle teemaga kaasneb, siis siin tekivad hoopis uued ja huvitavad probleemid. Sest põhimõtteliselt on koolidele välja reklaamitud, et tulevad neile koolitajad rääkima tehisintellektist. Ainuke häda on see, et seal kirjas oli mainitud kohe ära ka see tehisintellekti hüppeprojekt, mis on tegelikult ju mõeldud gümnaasiumitele. Selle idee on siis see, et 10 ja 11 klass hakkavad õppima tehisintellekti, ja õpetajad saavad ja ka vist õpilased saavad endale selle nii-öelda tasulise ChatGPT konto. See, mida ma täna tegin, on pigem see, et see on mõeldud kõikidele koolidele, üldhariduskoolid, gümnaasiumid ja nii edasi. Ja siin nagu oli pigem selline algtasemel õpe. Kuidas nüüd see asi toimima saab? Seda ma isegi ei saanud lahkudes aru, sest väidetavalt on mingi suur punt koole, kes on huvi tundnud, aga need koolid võivad samamoodi nagu koolitajad pigem arvata, et tegu on nii-öelda selle TI-õppeprogrammiga, kus koos koolitusega tulevad tasuline ChatGPT või Claude või mis iganes kaasa. Aga mõned mõtted, mis mul täna tekkisid. Esimene mõte tekkis see vanuse kohta. Ma ei ole ausalt öeldes selle peale mõelnud, et tegelikult enamik AI kasutustingimusi sätestab, et neid võib kasutada alates 18. eluaastast. Minu noored on hakanud seda varem kasutama, aga ütleme, kuna mul on üsna selline pidev silm peal, siis ütleme, see on õppeprotsessi osa ja pealegi nagu üks tuttav täna koolitusel ütles, et ega nad kõik kasutavad kõike, millel on vanusepiir kuskil mujal. Teiselt poolt, kas me ei ole juba ükskord seda jama teinud, et me laseme liiga noored internetti ja nüüd me oleme nendega hädas. Kuidas meil istuvad teise klassi oma TikTokis, Snapchatis, suhtlevad võõrastega ja kõike muud. Et võib-olla peaks selle tehisintellekti pealt natukene hoogu maha võtma, sest ma olen nõus, see on tulnud, et jääda. Õpetajatele ma annaks kohe nii tasuta või selle tasulise Claudi, tasulise ChatGPT ja selles osas mul pole ühtegi vastuväidet. Kõik õpetajad võiksid hakata õppima seda kasutama, kuidas tunniplaane teha, kuidas sealt põnevat infot välja saada ja nii edasi. Aga kas me peame andma kõikidele gümnasistidele kätte tasulise ChatGPT? Nad ju tasuta saavad niikuinii juba teha ja kui see kasutustingimustega vaatasin praegu ChatGPT kohta ka nende kodulehelt seal koolituse ajal, kui see segadus tekkis. Ja seal oli ka kirjas, et need on pigem ikkagi USA ülikoolid, kes seda kasutavad. Aga 10 ja 11 klass on ju pigem alla 18. Mitte, et see tähendaks, et ma arvan, et üle 18 klassiga peaks piloteerima, kuna mul natukene on hea meel, et minu lapsed on sellest pilootprojektist väljas, kuna nemad lähevad järgmine aasta 12. klassi. Et ma parem õpetan neid ise kodus veidikene, kuidas konsulteerida ja mida saab ja mida ei saa teha. Aga see oleks tegelikult päris huvitav kuulata, et ma ei tea, kas see videot vaatad, aga kas me ei vajaks pigem avalikku debatti sellel teemal, et kuidas seda ChatGPT koolidesse võtta. Ja see peaks olema laiem avalik debatt ja siin peaksidki olema sellisel juhul ka õpetajad seotud. Aga et õpetajad saaksid selles debatis osaleda, peaksidki nad kõigepealt ise aktiivselt neid tööriistu kasutama. Ja miks mitte piloteerida mõnes koolis? Näiteks täna oli Gustav Adolfist oli päris palju selliseid koolitajaid ka kohal ja ilmselgelt seal koolis on neil ressurss ja võimekus olemas, et piloteerida, kuidas sellist AI-d aktiivsemalt panna. Aga kõikides Eesti gümnaasiumitesse korraga, ma arvan, et see on natuke sealt muinasjutust, et suur tükk ajab suu lõhki. Aga võib-olla ma olen skeptiline. Võib-olla ma olen jäänud vanaks ja küüniliseks. Ma ei tea.
ma lihtsalt, kuna mul on praegu aega, pool tundi vaba aega, siis ma pean minema Murgi, seal on robootikute sõpruskohtumine ja ma lubasin kuri hindaja olla, siis ma mõtlesin, ma natukene jalutan peale päeva istumist siin Stroomi rannas ja teen ühe video, sest muidu mul videot aega pole teha. Ma olen üldse hullumaja, mul on mingi peaaegu iga teine päev nüüd järgmised 2 nädalat mingid Zoomi koolitused. Mina ja mu ekraan ja minu koobas, aga okei, see ei lähe üldse siia tehisintellekti teema juurde. Aga jaa, et võib-olla on see, et see TI-hüpe kõlab väga hästi ja seda võrreldakse tiigrihüppega, aga ma lihtsalt küsiks, kas meie tiigrihüpe on tegelikult ka nii edukas, nagu me üritame seda väljaspoole promoda. Et kas me ei ole ise oma riigi PR-i jäänud natukene liiga palju uskuma. Sest ühelt poolt tore. Meil on kõikides koolides arvutid ja õpetajad ikkagi kasutavad. Mul eile oli kohtumine just ühe Armeenia projekti raames ja ma saan aru, et seal on see olukord tunduvalt nutusem sellise tehnilise pargiga. Aga teiselt poolt me oleme ikka olukorras, kus võib-olla on 9 klassi jooksul üks informaatika arvutiõpetuse tund ühes klassis. Ja et nagu mul siin kuskil tegin statistikat, et meil isegi informaatika olümpiaad ei toimu ikka aastal 2024 igas maakonnas. Ja igast maakonnast ei ole osalejaidki. Et kas see tiigrihüpe meil ikkagi õnnestus nii hästi, et sellest nüüd eeskuju võtta? Isand, kui naljakas, keegi teeb lõket siin rannas. Ma pole enne Stroomi rannas niimoodi jalutanudki. Uus kogemus. Aga jaa, et kas kõige mõistlikum oleks õpetajad võtta ja see koolitus tegelikult, see ei ole üldse paha koolitus, mis täna oli. Selleks, et ma arvan, et see koolitus on vajalik väga paljudes koolides ja kui on nüüd koolitajate võrgustik, kes saab minna aktiivsemalt peale, ma arvan, see on ainult positiivne. Et ainuke häda on see, et meil võib ju koolitajaid palju olla, aga olgem ausad, koolid tahavad kas aprilli vaheajal, juunis 1 nädal ja augustis 1 nädal koolitusi, aga see on keeruline organiseerida. Aga eks näis, see on teine logistiline väljakutse, aga see ei ole nii sisuline, see on muu teema. Aga jah, selle TI-hüppega ma ei usu, et see nüüd sellisel kujul on realistlikult teostatav, sest ma isegi mõtlesin praegu, et kui ma täna hommikul rattaga sõitsin laagrist siia, et isegi nüüd läheb kiireks, kui nad praegu teevad esimese koolituse, siis materjalid ja koolitamisel. Aga kui nüüd selgub, et neil pole sihtasutustki loodud ja see on hoopis ATM-i algatus, siis ma ütleks, et see asi muutus veel ebarealistlikumaks. Aga ma ei tea, eks tehisintellekt on tulnud, et jääda. Ma täna hommikul isegi enne kui ma kell 9.30 kodust rallima hakkasin, ma näiteks suhtlesin temaga 3/4 tundi, ma teen homme on üks koolitus, siis ma üritasin sealt mõelda, mis veel puudu on ja leida nii-öelda täiendavaid ideid, et selles suhtes on, ChatGPT on selline love-hate relationship, nagu mulle meeldib öelda, et kerge sõltuvus ka. Samas ma ise tunnen, et praegu ikkagi, et kui ta ei töötaks, ma saan hakkama, mul läheb lihtsalt ajakulu on märgatavalt suurem, aga ma suudaks asju teha sama kvaliteediga. Aga kui ma nüüd ütleme, ma olen üsna kõrgema seas inimene, niimoodi viisakalt öeldes. Et kui me laseme liiga noortelt seda liiga aktiivselt kasutada, siis mul on kahtlane tunne, et siis ei õpi asju. Et sul peab olema mingi kontekst, samuti on hea lihtne teda kasutada siis, kui sa teemat tunned süvitsi, ja ta lihtsalt siis nii-öelda on sul natukene ajupikendus või selline kerge topping ajule. Aga kui sa teemat ei tea, siis on ju jube lihtne nagu jääda uskuma igasugust jama. Nüüd ma mere ääres, ma ei tea, kas selle tuulega üldse midagi kuulda on. Kui ei ole, siis ma lõikan lihtsalt selle osa ära. Pean ratta juurde minema, robootikud ootavad. Aga jah, et ma ei tea, aga pragmaatiliselt võttes oli mul mõistlik tänasel koolitusel ära käia, sest seal koolitajate võrgustikus on see tingimus, et sa ei saa koolides koolitusi käia tegemas, vähemalt mitte selle projekti raames, kui see tänasel kohtumisel ei olnud. Ja kuna ma niikuinii käin koolides juba ka ChatGPT ja muid koolitusi tegemas, ja ma mõtlen, materjalid ei tead. Aga jah, et see kiirustamine,
see kiirustamine ei tundu hea mõte. Et mul on tunne, et selle kiirustamisega me võime ühelt poolt jah, et oleme esimesed ja ütleme, et ega see tiigrihüpe ta oli kasulik, ta kindlasti aitas meid nii riigi brändi osas kui ka arvutite teemal ja kõike muud. Teiselt poolt ma ei tea, et ega see tehisintellekt, kui me 1 aasta ootame, kas me jääme siis rongist nii maha või kui me hakkaksime praegu targalt tegema, et katsetame ära, piloteerime ära ja järgmine aasta läheme laiemaks. Äkki siis me suudame, oleme lõpuks ikka seal samas punktis samal ajal, aga lihtsalt veidikene vähemate vigadega ja veidi efektiivsemalt. Jumal, natuke naljakas siin rannas käia. See kaamera ees. Minust ei saa sellist jalutamisblogijat. Aga jah, mugavustsoonist tuleb vahepeal välja minna. See võiks õpetajatele ka olla võib-olla selline väikene sõnum, et kahjuks elame sellisel ajal, kus mugavustsoonis olemine ei ole valikute hulgas. Kusjuures see on ka, et võib-olla et me läheme kohe, me hakkame rääkima, mis on tehisintellekt ja kõik muu. Aga kas me ei peaks kõigepealt õpetajatega natuke arutama seda, millised hirmud neil on, millised eeldused neil on see tehisintellekti osas. Muidugi see koolitus on ainult 3 tundi ja seal sisu on rohkem kui rubla eest. Et isegi seal on 5 moodulit, põhimõtteliselt kool valib siis 4 välja, aga mul endal on tunne, et peaks sinna ikkagi mahutama ka seda, et mida õpetajad kardavad. Et need riskid ja asjad, sest kui sa oled hirmul, sulle ei meeldi see lahendus, siis sa ei õpi ka ju. Ja ma kahtlustan, et õpetajatel võib neid hirme olla rohkem kui 1 praegu. Eks see sõltub ka õpetajast. Et näiteks reaalainete õpetajale võib see jumala kasulik olla. Ma just vaatasin, ma ei tea, kumb laps, aga mingi paar päeva tagasi vaatasin, et meil on nagu ühine konto. Jah, nii ja naa. Ma tean, et see vist ka kasutustingimustes ei ole, aga igastnes. Meil on ühine konto, ma näen, mida mu noored suhtlevad. Ja siis ta oli ka pikalt arutanud mingi keemiliste võrrandite tasakaalustamist. Et kuidas tasakaalustada, kuidas, ja see on selles suhtes, ChatGPT on nagu ideaalne koduõpetaja, sa võid küsida, ma ikka ei saanud aru, miks see 2 sinna tekkis, siis ta seletab pikalt ja puust ja punaseks ja ei solvu ja ei ütle, et kuidas sa nii loll oled, ikka aru ei saa. Et seda, aga kui paljud noored oskavad seda sellisel viisil kasutada, sest ma olen ikka siin käinud, vihjanud, näidanud neid prompte ette enda noortele. Aga et õpetaja saaks seda niimoodi kasutada, peab ka õpetaja ise igapäevaselt kasutama. Et selles suhtes on tehisintellekt nagu auto. Mul on peres praegu hästi pop teemaga autokool. Eile sai poeg oma arkieksami tehtud, Poeg sai arkieksami tehtud. Plika praegu teeb veel sõidutund ja ma nii-öelda see juhendaja paberi tegin. Ja ega on ju nii, et ega esimene tund tundus nii hirmus meil kodutänavalt see 10 kilomeetrit tunnis sõitmine. Nüüd juba rallib täitsa julgelt on ju ringi Plika, ma mõtlen. Et AI on samamoodi, et kui see esimese prompti või viiba, issand selle üle me vaidlesime ka, et kas see on hea sõna. Kas viib või prompt või päringu esitamine või juhiste andmine või. Muidugi ma ise parem ei taha minna sinna keelte teemadesse, ma ei ole keelte teemades hea. Ja seega ma pigem väldiksin. Huvitav, kus mu jalgratas on, ma olen Stroomi rannas ära eksinud. Aga ja, et ta on nagu autosõit. Et sa ei saa seda õppida lihtsalt teoreetiliselt. Jah, sa võid teooria ära õppida. Tehisintellekt töötab nii. Seal on sellise kiiksud, ta hallutsineerib vahel, mida täpsemalt sa teda juhendad, seda vähem ta hallutsineerib ja nii edasi. Aga päeva lõpuks on ju ikkagi see, et kasuta. Alles siis saad nii-öelda asja selgeks. Et pidev praktika. Ma vaatan, kui ma olen oma kõik Zoomi koolitused ära teinud, siis ma võib-olla teen mingi ChatGPT teemalise õppevideo siia. Et senikaua peate leppima sellega, et kulgen mööda tuulist randa ja ajan seosetut juttu.
et ma loodan, ma pärast vaatan üle, et siin väga palju jaburust ei ole. Aga kuulge, kommenteerige selleks, et mind täiesti huvitab, mis on teiste mõtted, eriti õpetajate mõtted see tehisintellektiga seotud. Et õpetajad peaks kasutama. Õpilaste puhul on küsimärk, see on minu arvamus, aga ma arvan, neid arvamusi on siin rohkem kui tehisintellekti mudeleid. Ja neid erinevaid mudeleid on ka hämmastavalt palju tekkinud viimasel ajal. Ehk siis jah, et see debatt on puudu. Et see oli küll väga ilus selline teavitus, et hakkame tegema, aga mul on tunne, et see idee oli rohkem visioon kui praktiline plaan. Ja ma väga loodan, et siia saab praktilise plaani kõrvale. Muidugi on nüüd küsimus, et kui HTM ja see TI-hüpe paralleelselt asju teevad, siis kas ei teki kordamise probleem või kui kordamise probleem ei teki, siis ressursside probleem, et kui me tahame käia läbi kõik üldhariduskoolid, mõnes koolis, kus on rohkem õpetaja, peab käima 2 või 3 koolitust, samal ajal on vaja TI-hüppe jaoks teha ja seal ma küll ei usu, et 3-tunnisest koolitusest piisaks. Siis kes koolitamas käivad? Minusuguseid selliseid veidrike, kellel see põhitöö on koolitada, on vähe ja isegi näiteks mul, kui praegu kooli vaheajal mul on 3 vaba päeva või isegi tegelikult 2, 1 võib-olla saaks veel tõsta. Et seda aega ei ole ju nii palju. Et meil ei ole, seal oli 40 inimest täna seal ruumis, isegi vähem. Võib-olla mõned on kuskil veel, aga need kõik inimesed on ka need, kellel on palju projekte, palju tegemisi. Ükski neist ei ole see, et mul on vabad 3 kuud, järgmised 3 kuud, et hakkame iga päev koolitusi tegema. Aga olgu, ma näen nüüd oma ratast, ma näen inimesi, et mitte väga imelik tunduda, ma lõpetan. Ehk siis uute kohtumisteni ja vaatame, kas see video üldse üles läheb.